muusika kuulamine failidena, streamingu teenusena või hoopis plaatidelt, CD-plaatidelt, vinüülplaatidelt. Need on täiesti erinevad asjad, vähemalt minu jaoks. Ja nendest ma tahangi paari sõnaga teile rääkida. Kuigi tänapäeval on põhiliselt moes failide kuulamine, striimimine, siis ei tasu unustada plaate. Vinüülplaate, mis on nii-öelda uuesti läinud popiks, ja ka mitte CD-plaate. Need mõlemad on tegelikult vähemuses võrreldes siis streamingu või failidega, aga samas kõik, kes ostavad omale mingil kujul, füüsilisel kujul siis selle laulu või terve albumi, siis minu arvates need inimesed võtavad aega ka selle esineja artisti kuulamiseks. Ja see on hoopis teine kui see, kui sa paned lihtsalt arvutist mingi faili taustaks mängima. Minu meelest on need täiesti erinevad asjad. Sest neid faile arvutist automaatselt mängitada, neid tuleb lihtsalt järjest. Või lihtsalt paned streamima mingisuguse Spotify või mis iganes asja. Et need kuulamiskogemused minu jaoks on näiteks täiesti erinevad. Muusika kuulamine on üks lahe asi. Kahjuks enamik inimesi seda tänapäeval enam ei harrasta. Muusika kuulamine on tihtipeale selline taustaks tegevus. Lihtsalt mängib, tegeled muude asjadega, millega iganes loed, teed süüa, vahid arvutis ja muusika mängib taustaks. Et sellisel juhul tegelikult see ei olegi muusika kuulamine, vaid nii-öelda aseaine sellele, et kõrvad lihtsalt vaikuses vilistama ei hakkaks, et kes pole vaikusega harjunud. Ja seetõttu ei saa sellist asja nimetada kuidagi muusika kuulamiseks. Päris muusika kuulamine on selline asi, kui sa istud maha ja süvenenult kuuladki seda muusikat. Aga tänapäeval on väga lihtne seda mitte teha. Paned arvutist fail play ja läks. Tuleb kas siis playlist või mis iganes sealt hakkab mängima ja lihtsalt mängib mingi asi taustaks. Aga see on jama. Selles mõttes on see jama, et nii tegelikult seda muusikat ei kuulda. Tänapäeval on tagasi tulnud vinüül. Nii-öelda tagasi tulnud. Tegelikult ta muidugi tagasi ei tule, lihtsalt seda müüakse nüüd ühe asemel võib-olla 10 või 50. Selline lihtsalt nii-öelda inimesed on avastanud enda jaoks uuesti muusika kuulamise. Kui sa võtad ette protsessi ja ostad vinüülplaadi, siis tegelikult sa plaanid seda plaati kuulata. Mitte, et las ta mängib kuskil taustaks. Sest sellisel juhul tegelikult see mängi taustaks, et tõsine plaan, lähen ja ostan plaadi, mida ma kuulan. Ja see on hoopis teistsugune asi kui see, kui sa lihtsalt tõmbad mingi faili alla. Need on täiesti erinevad asjad. Kui ostetakse plaat, ka näiteks CD-plaat, mitte siis lihtsalt vinüül, mis on nii-öelda ägedam ja kuulim, siis plaadi ostmine tähendab seda, et seda muusikat on plaanis kuulata. Ja ma leian, et see on selle plaadi juures tegelikult kõige parem osa. Siin räägitakse, et küll vinüül on parima kvaliteediga ja tegelikult on ikka CD parem kui see vinüül ja kellel on mingi failid paremad kui CD ja vinüül kokku. Mida iganes keegi eelistab, ma ütleks, et see, kes ostab plaadi, kuulab seda muusikat tegelikult rohkem. Minu isiklik seisukoht. Kindlasti neid, kes kuulavad ka neid faile päris põhjalikult ja naudivad sealt muusikat. Aga mulle endale tundub, et see on nagu teistsugune protsess. Tõenäosus, et sa pühendad aega sellele rohkem, on hulga suurem. Ja mitte keegi ei osta lihtsalt plaate, et võib-olla keegi ostab ka, et ma lihtsalt võtan selle suvaline, vaatan, mis seal peal on. Et enam ikkagi käib ja valib, kas siis netipoest või füüsiliselt kaupluses ja see on hoopis teistsugune protsess. Ma leian, et see on tegelikult üks tore ettevõtmine, plaatide ostmine. Mulle endale väga meeldib plaate osta. Mina küll ostan CD-plaate või siis Ultra HD plaate, aga mulle meeldib tõesti osta oluliselt rohkem kui faile. Ja ma tõesti, kui ma olen selle plaadi ostnud, siis ma tegelikult ka kuulan seda.
reaalselt võtan aega selle kuulamiseks. Kui see vaev on ette võetud ja plaadiga koju jõutud juba ja siis lõpuks plaadi mängijesse pandud, mis iganes seadmesse, mis seda plaati siis mängib, on see siis vinüül või CD, siis tegelikult on see väga tore, et seda on tehtud, sest siis tegelikult ka see, kes selle ostis, istub maha ja kuulab seda plaati. Ta naudib seda muusikat, sest ta leidis, et see on asi, mida ta tahab kuulata ja millele ta pühendab oma aega. Ja see on nende plaatide juures üks tore asi, et kõik, kes ostavad enda plaadi, ükskõik mis kujul, plaanivad reaalselt seda muusikat kuulata. Ma vaatan, et tegelikult taga läks üks muusikakontsert käima, et see vilgub koledasti, et ma loodan, et siit ka mingi normaalne kvaliteet peale jääb, et siin on Taylor Swifti kontsert on taustaks, et tegelikult ma ei tahtnud seda käima panna, aga see hakkas ise mängima. Ja vaat see on selline ka üks tore asi, et näiteks kontsertsalvestused, mulle meeldib osta näiteks Blu-raysid, kus on peal kontsertid, nii-öelda täissalvestus. Just sellepärast, et kui endal pole võimalik sinna sõita seda artisti vaatama, siis kontsertsalvestus annab natukene aimu, mitte nüüd sellest, millise esineja on päriselt, aga ütleme nii, et see mulje on vahetu. On nii heli, on pilt ja enamasti kontserdid on hoopis teistsugused kui see muusika, mis on siis lihtsalt CD-plaadil näiteks. Ja ma selliseid kontsertsalvestusi naudin nagu väga. Vaat nii, sellised mõtted plaadist. Ja tõesti, kui te ikkagi fännate muusikat, võib-olla tasuks selle peale mõelda, et hakata uuesti ostma CD-plaate, vinüülplaate, mingit sellist kraami. See võib olla tegelikult tore elamus ja tore avastus enda jaoks. Tasub mõelda selle peale, et hakata kuulama oma lemmikartiste, nende muusikat, hakata kuulama päriselt. Mitte lihtsalt taustaks, et mängib selle arvutist lihtsalt, vaid kuulata päriselt, võtta aega, süveneda. See on hoopis teine kogemus, kui lihtsalt taustaks muusika mängimine. Mõelge selle peale, kõike head järgmise korrani. Ja kui sa leiad, et minu videod on huvitavad ja tahad neid teinekordki vaadata, vajuta tellinuppu, vajuta kellukese märki, siis saad teada kohe, kui mul on uus video.